meil siis siit vigastuspaus oli ja hetkel siin duubelvõistkonna eest neid minuteid kogub ning valgetest mängib Floras edasi ära klaarida ja nüüd esimene löök ka värava peale. See number 15, aga siit nüüd pall kasti suunas ja oi kui teravalt ja sealt pannakse värav sahisema ja ei keegi muu kui Kukk. Mees sealt uhkes üksinduses tagapostist täiesti markeerimata ja ütleme nii, et kingitus missugune, pane ainult jalg vastu ja saad ennast sinna statistikalehele kirja panna väravalööjana. Ja siit ikkagi Levadia mängumeeste poolt siis Apsakas ja näitab siit Kukk nüüd pingi poole ka näpp püsti, et tundub, et midagi seal kokku oli lepitud, ehk oli isegi midagi pealtvaatajale võib-olla isegi põnevam. Statistika on see, et need võistkonnad viimases 20 kohtumises oma vahel keskmiselt vaatame selle olukorra ära, sealt pannakse hästi see pall värava peale ja sealt siit nüüd võimalus, oi ja endiselt on löögi koht, tehakse sealt imet ja Sibul toob siukse asja välja. Kehv palli kaotus nüüd, Eensolul löögi koht ka, linnastab ja oleks pidanud see nende pall olema, siit pannakse väga ohtlikult. Floral võimalus tekkimas, jõutakse palliga kasti ka ja siit kas lehitakse löögi koht ka. Oi ja sealt Velko head mängu näitamas oli ja ütleks, et auhinnad igati õigustatud, vaatame selle ära, kukub ka ja sealt tuleb nüüd penalti. No nii on, sealt pääses ühe korra Lorents liini taha jooksu ja seejärel taga kukutati. Hetkel siin tundub, et ikkagi mingisugune rääkimine on siis abikohtuniku ja peakohtuniku vahel ning vaata, et võib-olla läheb siit nüüd korralikult lastakse praadida ka. Kõik ootavad peakohtuniku vilets ja sealt ka tuleb. Piilit lühike jooks, paneb palli vasakule üles ära ja seisuks numbrid tabloole 2-0. Et ikkagi üsna rahulikult võttis Piil seda olukorda seal. Astus 2-3 sammu ja 3 sammu siis tundub, et isegi täpsemalt, et pani siuksesse number 63 Bogdan Vironitšenko ja saame siit ka koheselt ära vaadata. Ja siit nüüd ei lähe ikka sisse. Levadia nüüd 3 mängijat mitte kasti saatnud on ning suured jõud seal kastis on. Nüüd on võimalik, aga ei taba ja need täna realiseerimata on jäänud ja lihtsalt ei ole kukkunud. Vaatame nüüd kauglöök sinna värava peale ka. Täis saada, aga siit nüüd Floral ideaalne võimalus kolmandat jahtima minna. Tamm palliga paneb värava peale ka, aga saab sealt imestaks, kui see ristne viimane löök siin oleks. Ja nii on, Paul Kasve vile on suus ning kõlab ka ning saame täna selle kohtumise siin kokku ära tõmmata, et Flora minuga siin mänguvärkseks intervjuuks Flora leerist Rikko Piil, et alustuseks äkki võtad enda sõnadega hoopis mängu kokku? Ja ütleks, et esimene poolega ilusti kontrollisime ja teine poolega läks natuke, vahepeal läks nagu rovedaks, aga tegelikult minust oli kontrolli all ja tore saada see clean sheet ka lõpuks. Kuidas ise tunned, et mulle siin vähemalt tundus, et esimesel poolel oli ikkagi Levadia ja kõrge pressiga väga edasi, et kas see oligi tänane mänguplaan? Just suht alati on niimoodi, et üritame nagu ära lämmatada pressiga. Jah. Räägid äkki enda penaltist ka kiirelt? Lihtsalt läksin lõin ja ma ei tea, läksin nagu kindlalt lööma, teadsin, et see läheb sisse nagu. Mis siit tänasest mängust kaasa endaga võtta saab peale 3 punkti, mis kindlasti väga väärtuslikud? Tegelikult nagu oskun mänginud küll, eriti poolikus noored, kes tulid, et väga hästi lükkasid seal passi niimoodi, et rõõm oli vaadata kohe. Kas siin tundus, et Levadia saab kuidagi väga ohtlikuks ka või täna oli see, vähemalt sulle endale tundus, et see Levadia ründemäng pisut nüri või kuidas tundub? Suht tundus kontrolli all, jah, et tegelikult neil nagu otseselt võimalusi polnud peale see suluseisu värava. Tundus kontrolli all, jah. Aga kuule, ma soovin sulle edu tulevikuks ja edu väljakul.
Siin mängujärgseks intervjuuks ka Levadia Leerist Teodor Sibul, et tahad äkki enda sõnadega alustuseks mängu kokku võtta? No, väga raske mäng kindlasti, et väga valus kaotus, et tegime endast kõik, aga siiski tuli võtta vastu kaotus ja teine poolek tulime tegelikult uue energiaga peale, aga jah, ei piisanud sellest. Millest täna puudu jäi? Ma ei teagi täpselt, mis puudu jäi, et peame analüüsi tegema, et Essa poolega oleks pidanud võib-olla agressiivsemalt peale tulema, võib-olla näitama enda tugevamaid külgi rohkem. Aga jah, peame leidma need vead üles ja analüüsi tegema ja liikuma tugevamana edasi. Kuidas selline esimene mäng selles suhtes mällu oli jäänud, et ka esimene mäng lõppes seisuga 2-0, et kas tulite siia täna nii-öelda korda majja lööma ja kätte maksma? No, kindlasti tulime, aga no jah, selles mõttes, et proovisime anda endast kõik jällegi ja ei tulnud see, mis me tahtsime. Mis te endaga kaasast võtate, et kuigi punkte ei tule, siis ehk mingisugune tarkus või kuidas tulevikus mängida kindlasti? Et kindlasti see, et me peame kohe alguses minema agressiivsemalt peale ja et mitte passiivseks jääma. Et Flora vastu alati on rasked mängud ja kaotamine on alati valus, siis närvivad kindlasti maksame kätte. Vaatasin siin koosseisudes ka kerged muudatused võrreldes nii-öelda hooaja esimese poolega, et kas tundsid, et täna ei kellestki spetsiifilisest puudu ka? No, ma ei tea, kas spetsiifilisest, meil oli paar mängijat oli puudu kollaste kaartidega, et Hubert Liiv ja Romeo Aane olid puudu. Aga jah, nendest kindlasti puudust tundsime, aga poisid tegid tubli töö ja andsid endast kõik. Aga ma soovin sulle ka tulevikus edu, jõudu ja jaksu ja väljaku korda.